tõuseme, paneme käed kokku palveks. Hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled kinkinud meile usukaaslased ja need, kes on käinud enne meid. Sinu sõna ütleb, et vaadake nende elukäigu lõppu ja nüüd me tahame meenutada Voldemariljat, issand, õnnista tema elutööd veel nüüdki. Puuduta meie südameid oma sõnaga. Ole tänaselgi õhtul oma vaimu kaudu meie ligi. Aamen. Olge head, võtke istet. Mis siin täna sündima hakkab, selle kohta kohe ütlevad Lea, Helika ja teised. Kuidas see asi käib? Lea juhatab väga esid. Meil on kombeks osas, et esinejad juhivad kõike, nii nagu ise soovivad. Võtame siis jutuväli üle. Tere! Mina olen Kristel Haak, siit samast lähedalt Tartu Ülikooli Raamatukogust. Olen kogude arendusosakonna juhataja. Ja täna hea kolleeg Enega räägime Voldemariljast ja mul on nii hea meel, et nii tore sissejuhatus meie jutule sai, et tegelikult meie kumbki ei ole Voldemariljaga kohtunud. Oleme kohtunud niimoodi sekundaarsete materjalide kaudu, eks ju, Ene läbi arhiivimaterjali, mina läbi raamatute ja täna annamegi sellise, tegelikult raamatuga hoidja vaatel asjale ja meenutame siis Voldemariljat. Ja mulle on jäänud mulje ja ma tõesti väga suure kaasahaaramisega ja huviga lugesin tema mäestuste raamatut. See pole küll paks, aga väga selline soe ja südamlik, et tegemist oli väga lihtsa mehega. Tegelikult nii nagu siin pealkirjaga on, et Võrumaa metsast lihtne maapoiss. Aga kui põnev elu, kui pikk ja sisukas elu, nii et räägime. Annan sõna Enele. Tere kõigile. Mul on hästi hea meel selle kutse üle Vaaria kogudus suur aitäh kutsumast ja nii suur rõõm on näha oma paljusid häid kolleege siin ja ma alustan selle isikliku poolega, sellepärast et see lihtsalt on kõige lähemal. Minu jaoks oli Jumala kingitus sattuda natuke rohkem kui 3 aastat tagasi Voldemarillja isikuarhiivi korrastama. Sest et tegelikult ma ühe korra olen Voldemariljat kohanud ka oma elus ja see oli sellega seotud, et ma kõrgemas usuteaduslikus seminaris keskendusin kirikuloole ja tegin oma diplomitöö pietismi levikust ja mõjudest Eestis. Ja sellega seoses ma käisin Nõmme rahukoguduses, see oli 99. aasta, kui ma diplomitöö kaitsesin. Nii et Voldemarillja oli siis just 4 aastat tagasi oma doktorikraadi kätte saanud ja oli ilmunud esimene osa tema vennaste koguduse ajaloost. Ja ühesõnaga, see oli nagu lihtsalt taevakingitus minu jaoks. Nii et ma olen huumoriga pooleks öelnud, et ma olen istunud nüüd need aastad nagu rott viljasalves ja lihtsalt lasknud hea maitsta sellel materjalil, mis Voldemarillja arhiivis on. Ja natukene väikese sissevaate annan täna siin ka. Nüüd ma räägin olen jaganud enda selle osa 3. Kõigepealt ma räägin natukene Voldemarillja elust, siis ma räägin sellest, mis tema arhiivis on ja viimaks sellest, missuguse inimesena mina teda olen selle arhiivi kaudu tundma õppinud, sest tegelikult, nii nagu Kristel juba ütles, mina ei tundnud teda isiklikult, vaid olen teda saanud tundma õppida arhiivi kaudu. Ja siis on sõna Kristelil. Kristel räägib raamatutest ja piiblitest Voldemarillja kogust ja mina ootan seda osa suure põnevusega, sest mina tegelikult ei tea sellest väga midagi. Ja lõpuks on kõigil asjaosalistel, kes te siin olete kohal, ma usun, et tõesti mitmetel on teil väga isiklikke kogemusi Voldemarilljaga seoses ja võib-olla ka küsimusi, mälestusi, mõtteid, et siis lõpuks saame kõik neid jagada. Aga Voldemarillja sündis sügisel
13. novembril 1922. aastal ja sündis Võrumaal Vastseliina kihelkonnast Siistre külas talupidajate Johan ja Anna Rosaali ja Ilja kõige noorema lapsena. Tal oli 4 venda ja 2 õde ka. Ja tema elu läks niimoodi, et ta lõpetas Siistre algkooli ja asus õppima Petseri tööstuskeskkooli keraanika osakonda ja samuti Petseri gümnaasiumi. Aga temast endast sõltumatutel asjaoludel jäi see gümnaasium tal lõpetamata, kuna 1943. aastal tuli Saksa okupatsioon ja mobilisatsioon, nii et noor mees sai kutse Saksa sõjaväkke. Ja nüüd ma Kristeli käest korraks küsin selle raamatut, pärast paar sõna lähemalt sellest ka, aga ma nüüd loen väikese lõigu Voldemar Ilja sõnadest siit raamatust. Nõnda siis, maikuu lõpus, kaunil päikesepaistelisel õhtupoolikul olingi ma kohver käeotsas Petseri jaamas ootamas rongi, mis pidi mind viima vastu tundmatule tulevikule. Siis aga järsku, otse kui üks hääl ütles mulle, ära mine. Ja ma pöörasin lausa kanna pealt ringi näoga kodu poole, mis asub Võrumaalt Siistre külas, kus tollal elasid mu ema, 4 venda ja 2 õde. Ja sellest hetkest algab siis tegelikult Voldemar Ilja elus see Rohelise leegioni aeg ja nüüd siis põgusalt see raamat räägib väga põnevalt Voldemar Ilja elust metsavennana, see, kuidas ta varjas ennast Saksa okupatsiooni väkke minemise eest ja veel päris paljudest põnevatest seikadest. See raamat sai välja antud 3 aastat tagasi sügisel, sest arhiivi korrastama asudes ma leidsin käsikirja, neid mälestusi ja uurisin ja guugeldasin ja küsisin ja keegi ei teadnud, et sellised mälestused on olemas ja siis jagasin seda infot Kristjan Noametsale, kes haaras kohe mõttest kinni ja saigi Voldemar Ilja 100. sünniaastapäevaks need mälestused välja antud. Nii et kes veel ei ole jõudnud neid lugeda, siis mul on nii hea meel, et Kristjan võttis kaasa neid, et saab siit soetada endale. Aga jah, Voldemar Ilja jäi siis kõigepealt oli soe kevadsuvine aeg, ta jäi oma kodutalu lakka, varjas ennast seal. Erakorraline võimalus oli tal kaasa elada sellel ajal vennaste koguduse tegevuse 10. aastapäeva, mis oli tema kodutalus siis 10 aastat selleks ajaks aset leidnud, tulid külalised Tallinnast, oli väga ilusad koosolekud, aga tema sai seda kõike lakast jälgida, teised teda ei näinud, aga tema sai kõigele kaasa elada, et see oli selline Rohelise leegioni väga ilus algus. Aga see aeg muidugi nii ilma ehmatusteta ja liiga kergelt ei möödunud, kestis kuni 1953. aastani tema siis metsavenna peidus olemise aeg. Aga seda aega õpihimulise inimesena ta ei lasknud niisama tühjalt raisku minna, vaid ta asus õppima kõike, mis kätte sattus ja kätte kõigepealt sattusid talle sõnaraamatud ja keeleõpikud, nii et soome keelt tudeeris ta põhjalikult. Kui olid soome keele õpikud läbi loetud, siis eesti-soome sõnaraamat, ma ei mäleta kummasuunaline, aga igal juhul oli tal sõnaraamat põhimõtteliselt enam-vähem peas. Ja siis ta õppis ka prantsuse keelt ja võib-olla nii palju, et lektüürist olid Wehrmachti ajakirjad lihtsalt, kuna sattusid kätte talle, see sai talle natuke saatuslikuks pärast. Ja niimoodi ta siis vaimselt arenes ja kasvas selle aja jooksul palju. Aga 1953. aastal pärast Stalini surma korraldati üks põhjalik haarang metsavendadele ja selle haaranguga siis ka Voldemar Ilja langes vangi. Ja ma arvutasin välja, et 31-aastaselt sai ta selle vangi langemise tulemusel oma esimese Tallinna sõidu. See oli siis Pagari tänava keldrisse. Ehk see oli siis uurimise aeg, see ei olnud kerge koht, kus olla. Ja selle Pagari tänava keldri mälestuste juures 2 asja, mis mind ennast väga puudutasid ja ma jagan siin teiega ka.
et oli üks nali, mida nad, need vangid, kes siis olid seal natuke kauem olnud, nooremate käest küsisid, et kus on Eesti kõige kõrgem koht. Ja väga loogiline vastus oli, et Oleviste kirikutorn, sest see asus kohe üle tänava. Või siis ka Suur Munamägi. Aga tegelikult õige vastus oli see, et Pagari tänava kelder, sest sealt näeb Siberisse. Aga selle sama mõtte juures on Voldemar ise öelnud, et mitte kunagi elus ei ole taevas talle nii lähedal olnud kui Pagari tänava keldris. Ehk siis sealt ligi veel kaugemale kui Siberisse. Sealt sai lausa taevast puudutada. Nii et Jumala ligiolu nendel rasketel aegadel oli Voldemarilja jaoks käega katsutav. Ja see on selline julgustav asi minu jaoks küll olnud. Selle vangistuse käigus oli ta siis ka Patarei vanglas, siis Vasalemmas ja sealt edasi siis mõisteti talle Nõukogude vastase kirjaliku propaganda paragrahvi järgi 10 aastat sunnitööd Arhangelski oblastis, metsatöid siis. Ja nimelt see kirjalik propaganda süüdistus, selle sai ta, kuna tema käest leiti neid Wehrmachti ajakirju tema kodunt. Väga pingsalt otsiti süüdistuse põhjust ja midagi muud ei leitud. Aga Jumala arm oli Voldemariga seal, mitte Siberis, vaid siis Arhangelskis. Ja see tuli koos amnestia seadusega, mis 54. aasta lõpus välja anti ja Voldemar sai 54. aasta sügisel enne oma sünnipäeva koju. Ja 55. aasta alguses asus ta õppima Tallinnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku usuteaduse kõrgemas katsekomisjonis. Ja oma õpingutes keskendus Voldemarilja ennekõike eriti põhjalikult kirikuloole, Eesti kirikuloole. Ja ajus tööle, armsad raamatukogu kolleegid asus tööle raamatukogus sealsamas selles usuteaduse kõrgemas katsekomisjonis. Kuna oli suur puudus vaimulikest, paljud olid ju kas kodumaale tagasi läinud või küüditatud või siis pagulusse asunud, siis Voldemarilja juba 56. aastal ordineeriti ja seati teenima Petseri Peetri kogudust, kus ta oli siis 11 aastat ja sealt edasi teenis ta Võnnu kogudust ja paralleelselt ka Mehhifoorma kogudust. 68. aastal oli tema elus väga ilus sündmus. Voldemarilja abiellus soomlannast kirikuloolasega Elli Iljaga, kes siis oli Huhtanen, Elli-Maria Helena Huhtanen. Ja siin ma tihtipeale on elus näha sellist jumalikku huumorit. See soome keele õping oli ilmselt jumalikus ettehoolduses tema elus ära nähtud. See, et ta soome keelt juba nii hästi valdas ja oskas ja ka soomlannaga abiellus, ma näen, et see oli jumala juhtimine ja jumala plaan tema jaoks ka. Ja 78. aastal kutsutakse või seatakse Voldemarilja teenima Nõmme rahukogudust. Ja kogu selle vaimuliku teenimistöö kõrval töötab Voldemarilja, siis alguses oli see ELK usuteaduse kõrgem katsekomisjon, hiljem nimetatakse ümber usuteaduse instituudiks, nii nagu ta tänasel päevalgi on. Töötas Voldemarilja seal õppejõuna, õpetas kodumaa kirikulugu ja oli ka siis dekaani ametis ja 92.–96. aastani usuteaduse instituudi rektori ametis. Nii õppejõutöö kui ka siis vaimuliku töö mõlemad nõudsid pidevat enesetäiendamist ja väga pikki tunde arhiivis istumist. Ta on seda ise ka ära nimetanud, et see töö, uurija töö nõuab enne kõike istumise usinust. Ja nüüd selle juurde, mida ma arhiivis olen näinud. Voldemarilja suri sügisel detsembris 2010 ja 2011. aastal tema abikaasa andis
ostis Voldemar Ilja isikuarhiivi Tartu Ülikooli raamatukokku ja niimoodi see arhiiv tegelikult ootas üsna tükk aega, sest et see oli 3 aastat tagasi, kui ma siis seda korrastama asusin. Ja selles arhiivis ongi väga palju materjale ja märkmeid Voldemari arhiivi uurimistööst. Küll on ta istunud tollel ajal siis Liivi tänava arhiivis, mis oli siis praegune Rahvusarhiiv, Rakka, eks ole, kuidas see siis tollel ajal ajaloo keskarhiiv. Ülikooli raamatukogus ja siis Kirjandusmuuseumis. Need olid 3 põhilist kohta. Tore on Kirjandusmuuseumi inimesi ka näha siin. Ja ta on väga hoolikalt ja põhjalikult kõik oma uurimise konspektid dateerinud. Tal on ilusti vihikute peal kirjas alustatud siis ja siis, kuupäev, aastaarv, lõpetatud siis ja siis. Et selles mõttes tema arhiiv on väga elav. Sa võid kuupäevaliselt teada, millal ta mida tegi ja siis isegi mõelda, et mida mina sellel ajal tegin ja kas ma olin siis juba sündinud. Et see on selline ka huvitav mõttemäng. Aga jah, kui nüüd see arhiiv minu kätte sai, siis seda mõõtühikutes oli 15 banaanikastidelt. Ja siia ei kuulu üldse need raamatud, millest Krister hakkab rääkima, see on veel lisaks. Aga need 15 banaanikastidelt, kõige suurem osa sellest, ehk siis 8-9 kasti, on Herrnhuti vennaste koguduse arhiivist tellitud mikrofilmide põhjal ilmutatud fotokoopiad vennaste koguduse käsikirjadest, mis kajastavad Herrnhuti missionäride tegevust, elulugusid, kirjavahetusi, aruandeid selle kohta, mida nad siin Eestimaal ja Liivimaal tegid. Nii et see on väga põnev ajastulooline materjal, keeleinimestele väga põnev materjal uurida, kuidas eesti kirjakeel, et seal on nii saksa kui eestikeelseid materjale. Et selles mõttes on keeleinimestel põnevat uurimist. Ja ühesõnaga kõige suurem hulk oli neid Herrnhuti arhiivi koopiaid. Aga pisut on tema Voldemar Ilja enda biograafilisi materjale, seda ei ole mitte palju, aga natukene. Siis teaduslik töö, mis kõige suuremas osas puudutab tema vennaste koguduse ajaloo 6 köidet ettevalmistavat materjali. Nii arhiivikoopiaid, mida ta on siin ka tolleaegsest ajaloo keskarhiivist välja tellinud, nende põhjal tehtud märkmed ja siis mustandtekstid nendele vennaste koguduse ajaloo köidetele. Millest esimene, see jäi mul nimetamata, oli ju tema doktoritöö, mille ta kaitses Helsingi ülikoolis 95. aastal, 18. märtsil. Ja Voldemar Ilja doktoritöö juhendaja oli professor Kauko Pirinen ja sellest ma võtsin ka pildi kaasa. Ta siin suuremalt välja, ma lasen kohe ringi käima, et siin on Voldemar Ilja doktoritöö kaitsmise hetk, kus ta istub kõrvuti oma juhendaja Kauko Pirisega. Ja teisel pool on pilt tema promoveerimisest Helsingi ülikoolis. Oluline on ka see, et see kileüldis on ka arhiivist pärit, siin on Helsingin seurakunta yhtymä kiri peal. Nii et neid pilte võib vaadata. Ja, nii et see vennaste koguduse uurimise materjal. Siis on päris suur osa ka tema kui õppejõu konspektidel, mida ta usuteaduse katsekomisjonis hiljem siis Usuteaduse Instituudis luges. Ja seal on siis kõige suurem osa kodumaa kirikuloo konspektidel. Samuti vennaste koguduse ajaloo konspektidel. Siis on Voldemar Ilja uurinud Tartu Ülikooli usuteaduskonna ajalugu ja seda lugenud loengutena, materjalid on olemas. Samuti on ta veidi vähem kui 100 leheküljeline materjal Eesti soost kirikuõpetajate kohta. Siis on sümboolika-loengud ja siis ta on ka Eesti kooli ajalugu uurinud ja siis loengutena lugenud.
Need on sellised suuremad materjalid, väiksemaid konspekte, väiksemaid ettekandeid, kõnesid. Vahest olen mõistatanud, et kas see oli suuline või oli see kirjalik asi, mis artiklina ilmus. Nii palju, kui olen suutnud, olen ära tuvastanud ja pannud kirja, mis ilmus, aga kõik ei ole võimalik tagantjärele. Jah, nii et siis õppejõutööna ilmunud loengukonspektid, mitte ilmunud, vaid käsikirjalised, ilmunud on täiesti vale sõna. Ilmuvad nad uurija kätte siis, kui uurija tuleb ja nad meie käest loenutab. Väga suur väärtus on Voldemar Ilja tööl kirikule õppejõuna olnud selles, et ta Usuteaduse Instituudi tudengeid julgustas, neid tudengeid, kes töötasid vaimuliku ametis juba, julgustas panema kirja oma koguduse ajalugu. Ja nii mõnedki nendest töödest on olemas selles arhiivis. Ma usun, et Usuteaduse Instituudi raamatukogus kindlasti on ka olemas, aga selles arhiivis on ka mitmed tööd alles. Ja siis on veel mõningal määral kogutud materjale, mis on siis kas väliseesti kirjasõbrad, vaimulikud, kes on saatnud talle seal ilmunud materjalidest koopiaid, on ka kirjavahetust, nii tema enda kirjavahetust kui ka vennaste koguduse tööga seonduvat kirjavahetust ja vennaste koguduse töökorraldusega seonduvat kirjavahetust. Samuti on arhiivis pisut Usuteaduse Instituuti puudutavad materjale, õppenõukogu protokolle, märkmeid, konsistooriumis peetud piiblitundidest tehtud märkmeid, teiste ettekandjate märkmeid. Tõesõnad on väga hästi südamega kaasa elanud sellele, mis toimus kirikus, mida ka teised kogudused ja vaimulikud tegid. Ja ta on kõik, mis ta on ise teinud, on ta samuti väga südamega ja väga süvenenud, korrektselt ja põhjalikult teinud. See on see mulje, mis minul on jäänud. Ja siis viimane osa, mida ma nimetan, on need mikrofilmid ja fotod. See on see osa, mis mul tegelikult nüüd on veel jäänud korda panna. Aga jah, üldiselt on see arhiiv läbi käidud. Ja ma lubasin kolmandaks rääkida natuke sellest, missuguse inimesena Voldemar Ilja mulle selle arhiivi põhjal, mis mulje mul temast kui inimesest on jäänud, see on natukene juba välja ka tulnud, aga et ta on hästi põhjalik ja suure töövõimega mees olnud. Ta on olnud väga aus ja väga julge. Ta on oma arvamuse julgesti ja selgesti välja öelnud. Tal on olnud väga selge pilk sellele, mis toimub ühiskonnas ja väga selge pilk ka sellele, mis kirikus toimub. Ja nendest samadest mälestustest, ma arvan, et kes on lugenud või kes veel plaanib lugeda, siis saab samamoodi võib-olla, et teha sarnase järelduse, et ta tegelikult, tal oli avar pilk ja selge pilk ja ta võib-olla ütles mõne asja välja, mida igaüks ei oleks julgenud öelda, ajad olid ju rasked. Aga selle kõige juures on tal olnud minu meelest selline väga vahva huumorimeel ka. See on ka välja tulnud ikka täitsa kohe ja seda on ka näha, et ta on konspekti või märkmete vihikute ääre peale vahest midagi joonistanud või kritseldanud, sest et ega see keraamikakallakuga see kool seal Petseri silmaasjata ei olnud, et ju tal ikka see kunstianne ka oli olemas. Et kui inimene on mitmekülgne, siis sageli ongi kohe päris mitmekülgne. Ja ma lasen veel toredat, see on natuke nagu sinna huumorimeele poole peale, et selliseid toredat silte on arhiivist välja tulnud. Et see on ka jälle selline kohtumine elava inimesega, et kuigi ma nüüd päriselt ei ole väga kohtunud, aga et siin on mõned sildid, mis ta ilmselt on jätnud ukse peale kellelegi, kes pidi tulema sellel hetkel, kui teda kodus ei olnud. Keskmine silt on eriti tore, läksin kohtusse, oli, aga see tähendab seda, et konsistoorium asus Kohtu tänaval, on niimoodi vist enne. See tänava nimi oli, eks ju, et seal on muutunud nime, jah, et ühesõnaga need on siis Voldemar Ilja oma käega kirjutatud märkmed. Ma lasen äkki kohe mõned näidised lihtsalt, et missugused need Herrnhuti arhiivist tulnud
käsikirjade fotokoopiad välja näevad, samas on need siiapoole, et võib vaadata ja natuke lahvata, et need on sellisel kujul ja teadlasele ja uurijale üsna selline paras pähkel, aga siin meie hulgas on mõned teadlased, kes on neid päriselt kõik need kastitäied läbi lapanud ja sealt ka midagi põnevat leidnud. jah, aga oma osa lõpetuseks ma loen lõigu, väikese lõigu Voldemar Ilja kirikuloo konspektist, Vennastekogus ajaloo konspektist, mida ta siis on oma tudengitele öelnud Vennastekoguduse leviku põhjuste kohta, et miks Vennastekodus nii kiiresti ja nii hoogsalt levis. Aga minu meelest see iseloomustab teda ennast väga palju. Sellepärast ma loengi selle. Juba oma loengute alguses olen peatunud Vennastekoduse töö otse plahvatusliku leviku põhjuste juures. Siinkohal tahaksin veel nimetada mõningaid edusaladusi. Ma olen korduvalt küll nimetanud, et suurte usumeeste suurus peitub peamiselt selles, et nad on teistest paremini suutnud näha seda, mida vajab nende kaasaeg. Tõsi, Jumal, nii nagu tema sõnagi, on kõikide aegade jaoks uus ja muutumatu. Aga tema tutvustamine kaasaegselt ja kaasajale mõistetavalt on suur kunst ja saladus, mille saavutavad väga vähesed. See kunst ei ole õpitav, vaid ainult Jumala poolt ilmutatav ja neile, kes võtavad teda väga tõsiselt, siis Jumalat. Ent mitte ainult Jumalat, vaid sama tõsiselt ka inimest. Ja minu kogemust mööda selle arhiivi põhjal oli Voldemar Ilja mees, kes võttis väga tõsiselt Jumalat ja võttis sama tõsiselt ka inimest. Nüüd annan Kristel sulle sõna. Jätan sulle need mälestused siia. Aitäh, Helen. Küll on tore rääkida raamatutest raamatuaastal. Ja ma räägin siis Voldemar Ilja raamatutest. Tegelesin nendega 2011. aastal. Ja ega mul nüüd sellist mälestust küll ei ole, et kui palju neid võis olla, aga mul on täpne arv, kui palju me neid vastu võtsime, 1153 eksemplari. Ja on hästi sümboolne, et Voldemar Ilja vanim raamat on esimene eestikeelne täispiibel, mille 3 eksemplari on kohe siin all ka näha. Ja see kõik kuidagi läheb väga hästi kokku, et Voldemar Ilja uurimisobjekt ja tema elutöö Vennastekoguduste ajaloo uurimine, eks ole, ja seos sellega, et ka esimese täispiibli saamise juures oli ju omal ajal Vennastekoduse rajaja krahv Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi seos otsene, nimelt ta rahastas seda ja tegi siin vahetult enne ka ringreisi Eesti ja Liivimaal. Nii et üks meie 8 sellest täispiiblist on siis kuulunud Voldemar Iljale, mis meie raamatukogus praegu on. Ja omal ajal oli see ikkagi suure tiraažiga teos, võib nii öelda, seda trükiti üle 6000 eksemplari. Ja ongi huvitav mõelda, et kuidas see raamatute teekond või saatus on olnud, et nimelt ma usun, et neid nii-öelda Vennastekogudust tühitekste Voldemar Ilja täiesti teadlikult siis ilmselt soetas, otsis oma raamatukokku. Nimelt on tal ka sellesama krahv Zinzendorfi mitu teost, 1742 Saksamaal ilmunud umbes tõlkes teoloogiliselt ja samasse valdkonda kuuluvad mõtisklused, selline väljaanne.
mida meil Eestis on 2 eksemplari, üks on Kirjandusmuuseumis, üks on nüüd meil. ja ainueksemplarina näiteks saksa teoloog Christoph Baueri teos umbes tõlkes teoloogilise ajaloolised mõtisklused helmutlaste peamiste õpetuste ja tavade üle. Mis pealkiri lõpeb, et kus esitatakse mitmesuguseid seni tundmata teateid ning arutletakse ühe ja teise tähtsa tõe üle. Et selline väljaanne. Ja näiteks Eesti ainueksemplar on Graf Zinzendorfi järglase August Gottlieb Spangenbergi teos 1751 Leipzigis ilmunud. Ja ma kahjuks pean olema väga kirjeldav praegu, sest et ei olnud võimalik neid niimoodi kaasa võtta, et see oleks tahtnud siia vitriini ja sellist korraldamist, et või siis vastupidi, et sellist slaidishow'd või esitlust, aga siis praegu on nii ja kokku leppimata olen ka oma mõtiskluse raamatust jaganud 3 ossa. et suur hulk on loomulikult teoloogilisi, kirikuga seotud väljaandeid, piibleid, lauluraamatuid. Neist on mõned haruldasemad näited. Teine ka arvestatav hulk on sellised raamatud, mis on võib-olla käivad ühe humanitaaria raamatu juurde. Ja 3. jagasin niimoodi, et on selline mäluotsing või mõtisklus juurte üle. Aga toon näiteid. Ja raamatuhoidjana annan ka lugemissoovitusi. Mul on väga hea meel öelda, et kes tahab lugeda näiteks ka selle esimese piibli kohta ja üldse nende pietistlike eestlane kohta, siis väga põneva artikkel on ilmunud Viimases keeles ja kirjanduses. Nii et Tiina Eerika artiklit soovitan väga lugeda. Ja järjest on Valdemar Iljal ka piibli teine tükk. Selle tiraaž oli 4000 eksemplari omal ajal. Ja ka Peterburis trükitud 3. tükk, tiraažiga 3000 eksemplari. Ja siis mõned meie raamatukojaks väga haruldased sellised vennaste kuulduste lauluraamatud. Näiteks 1820 ilmunud sellise autori nagu Heinrich Andreas Erxlebeni mõne vestse vaimuliku laulo esijärelikult kotun ütsinda ehk muidega koon olla lugeda ning laulda. Tartus ilmunud. Ja selle sama raamatu siis 10 aastat hiljem ilmunud trükk. Ja need on veel mõlemad ainueksemplarid siis tänu Valdemar Ilja kogule. Ja selliseid haruldasi väikeseid vaimulikke raamatuid on nüüd ridamisi. Näiteks Tigetsuutse vaimuliku muistukõnne, neile äratamises seatu meie taevaliku õpetajat Jeesus Kristus tema muistu kõnede sisse otsva. 10 paastojutlust. Mõned armsad jutlused, mis saksa keelest on ümber pandud maakeele peale. Ja nii edasi ja nii edasi. Minu pilk on praegu selline tõesti raamatuhoidja pilk, et sellise leidumuse ja harulduse skaalal ma neid vaatasin. Näiteks meie on täielik ainueksemplar Sioni meedilgad südametoidus Pärnu trükis. Pärnu trükis on üldse väga haruldased. Ja selline põnev raamat Liidia Koidula
Perumaa viimne inka, mis Eesti rahva rõõmuks ja õpetuseks vanast aeraamatust välja kirjutanud Johan Liitia Jansen 1866. Ja samuti Tartu maakeele käsiraamat 1867, 7. aasta väljaanne, ka meie ainueksemplar. Ja siis on tal olnud veel näiteks August Wilhelm Muupeli Hessische Sprachlehre für die beiden Hauptdialekte. Näiteks õpetatud Eesti Seltsi toimetiste sarja raamatuid, näiteks Baltasar Russovi kroonika 1845. aasta väljaanne ja samuti Liivi riimkroonika väljaanne, näiteks ka Eestimaa arstid, pealkirjaga Die Ärzte Estlands ja nii edasi, Riias välja antud. Ja siis millalgi, kui ajad olid vabamad, hakkas taolisi raamatuid ilmuma. Tundub, et on ta tegelenud ka selle nooruse perioodiga, millest Ene rääkis. Kõik see Roheline leegion ja nagu ta ise humoorikalt ütleb, Stalini Iberia Akadeemia, kus ta viibis, eks ole. Näiteks on olnud tema raamatus Kommunismi must raamat, Erik Hobsbawmi Äärmuste ajastu, Martti Turtola soomekeelne presidenti Konstantin Päts Viro ja Suomi eriteile ja mälestusi, näiteks Soome poisi elurännak kirikuõpetaja Paul Saarest, mille ta on ka eessõna kirjutanud. Või õppusiduline lennuväes Arvo Salumäe, Lasso Stalini vastu Joachim Hoffmann ja Suomen pojad, virolainen jääkäri tarina ja näiteks Anna Politkovskaja Putini Venemaa raamat. Et selline hästi tõesti põgus ülevaade. Kõik need raamatud, millest ma rääkisin ja veel palju muud, 1000 ja veel enam eksemplari on meil ilusti raamatukogus olemas, tähistusega Voldemar raamatukogu, nii raamatus sees kui elektronkatalogis, need on kõik leitavad. Ja võtsin kaasa ka mõned näited nende kohta, mida me siis toona vastu ei võtnud, sest kui ikka raamatul pole lõppu või pole algust, siis mõnikord on võimalik sellise detektiivitöö abil teada saada. Näiteks kui on tegemist konvoluudiga ja mõni osa sellest on alles, millega tegu, aga mõnikord jääb see nagu oletuseks. Aga ka need raamatud on meil ilusti olemas, ootavad, et ehk kunagi kellelgi tekib neid tarvidus vastu võtta. Ja ma hea meelega saadaksin ringi käima, et minu meelest raamatu aastal on ikkagi hea päris raamatut ka katsuda, et sellepärast ma ei hakanudki ei mingi slaidishow'ga, ei mingi PowerPointiga vaeva nägema, et katsume päris raamatut. Esimesena näitan Tallinnas trükitud Tartu eestikeelset jutluse raamatut 1779. Ja selliste raamatute puhul alati on tore, et seal on need toredad sissekirjutused. Ja sellel on selline sissekirjutus, on ka siit Võrumaalt ilmselt pärit raamat, Jaan Nassari raamat
keda on kutsutud ka Bertli Jaaniks Vastseliinast Rasva mõisalalt. Ja ta on ise siis ilmselt kirjutanud, et see on Nõnnava Jaan Nassari raamat käudetusel 1847. aastal. Nii et lasen selle teile vaatamiseks ringi. Ja siin on ka veel tore, et eks ta on nagu ta on, et köide on päevi näinud, nahk on kuivusega krobenenud, katki läinud, lukkumid on alles, aga kuidagi nii irvakel ja keegi on seda püüdlikult ise parandanud. Nii tore. Ja selle ma tõesti leidsin üles selle järgi, et siin on üks allikaart ehk osa konvoluudist alles, et siis oli võimalik tuvastada, millega tegemist on. Ja siin on mul veel üks paber on vahel, et keegi on seda ise parandanud. Ei mingit Jaapani paberit, et lihtsalt valge paber ja kestis veel põlvi. Nii, see teine raamatuk on ka väga tore, et see on Peterburis välja antud ka selline ilus täisnahkköide. Ja siia on siis omanik ilmselt, ma ei tea, kas esimene omanik, aga üks omanik, niimoodi prantsuspäraselt kirjutanud Ancour. Aga järeltulija on kirjutanud Ankur, eks, ja tuleb välja, et mõlemad on Hiiumaalt pärit. Ja see Villem Ankur on siis Peeter Ankuri poeg. Ja võime ainult mõelda, et kuidas see Hiiumaa raamat, mis ringe pidi ta jõudis siis niimoodi, kuhu ja lõpuks siis Tartusse, eks ju. Ja nii. Kolmas raamatuk on ka väga tore, et kuidas nüüd öelda, üle 10 aasta noorem mina ei leidnud seda üles, aga nüüd ma võtsin asja uuesti käsile ja leidsin üles, millega tegemist on. Et tegemist on, sest nimelt tal ei ole algust. Ta hakkabki siit sisuplokist peale, aga tegemist on ikkagi Riia linnas trükitud Õnsa luteruse katekismuse raamatuga. Ja seda eksemplari või seda nimetust ei olegi meil palju, nii et me peame kaaluma, et kas me ta võtame, mis me nimelt teeme, et äkki võtame ikkagi niimoodi kohe ütlen 1154 eksemplariks, et mõtleme. Ja siia on keegi kirjutanud kõigepealt Kristjan sisse, aga muidu on siin, kui seda leidsid, on väga tore sissekirjutus. Keegi siia on kirjutanud väga resoluutselt, et Kudinal Jüri poeg Jaan Elkenile kingitud on ei mitte seepärast, et tubaga lehtede sisse mässida, ega kapi otse tolmu alla seisma, ei lastele rebida. Jaan Elken peab iga päev 1 lehekülje poole ära lugema, aasta pärast küsin. Ja siis võime mõelda, et kas see oli siis võib-olla ristiisa, võib-olla keegi selline range sugulane, et kes see võis olla. Ja vaatasin, et tõesti Jaan Elken on sündinud 1855 Kassemaa külas Kudina mõisa alal Maarja Magdalena kihelkonnas, praegusel Jõgevamaal. Ja tal on olnud hulk lapsi, aga millegipärast ei ole siis lapsed siia sisse kirjutanud. Ega rebinud. Võib-olla see tekst hirmutas nad lihtsalt, eks ju. Ja keegi on hiljem selle veel väga hoolikalt läbi töötanud erinevate markeritega, nii et selline raamatuk on.
ja siis on siin üks 1854. aastal Tartus välja antud piibel, mis on ka täitsa huvitav selle poolest, et siia on hakanud keegi ühte väga huvitavat salmi kirjutama, tal on jäänud see pooleli, aga selle osa, mis on nagu loetav, ma loen teile ette. Nii, surm, kus on sinu aste nüüd? Kus põrgu haud so võimus? Ei karda ma nüüd kuradit, ehk küll ta viha hirmus. Ja siit on jäänud pooleli. Ja sissekirjutus on tal ka Jaan Under, Jaan Underi raamat 1875. Ja vaatasin, et Jaan Under on samuti Hiiumaalt pärit. On sündinud 1861 Hiiumaal. Ja lõpuks üks selline praeguseks veel salapäraseks jäänud raamatuke. Oma olemuse järgi on ta selline 19. sajandi alguse raamat ja ilmselt läheb sinna rubriiki, et nagu on üks väljaanne Georg Christian Knapp, see küsimine, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saan. Et see raamat tegeleb ka selle küsimusega. 14 peatükki, siit on ka lõpp puudu, siit on natukene saanud ilmselt värnitsa või millegagi muuga pihta, aga alles ta meil on ja ootab siis, et kas me ükskord jõuame selle saladuse jälile, et millega tegu. Nii, aga see on praegu minu poolt kõik, et tõesti hea meel oli rääkida ühe õpetlase raamatukogust. Et alati on nii põnev mõelda sinna jõuda, et millised on olnud raamatute teed, milline on olnud raamatukogu omaniku soov, et kui palju on seal juhuslikkust, sest ikka pika elu jooksul koguneb ühele haritlasele raamatuid, kui palju on seal sellist korrastatust, kõike seda. Aga aitäh! Ja need raamatud käivad ringi. Kuidas me teeme, et kas kui kellelgi nüüd oleks kas oma mõtteid või mälestusi jagada või küsida midagi, et ma arvan, et siis oleks hea just praegu seda teha. Mina tahan ütelda, et need Voldemarill ja Siberi mälestused on kõige lustakamad Siberi mälestused, ma iial olen kuskil näinud, sest muidugi ta läks sinna hiljem kui suurem osa teisi ja selle tõttu ajad olid natukene ka pehmemad. Aga tema suhtumine oli endiselt selline, et kui seal Arhangelskis tuli kõvasti tööd teha, siis Ille kirjutab seal, et nagu ausalt, et ega see midagi muud targemalt ka teha ei olnud. Ja niimoodi sellises vaimus, aga suur tänu, see kõik oli õige. Nii palju, kui ma teda mäletan, vastab tööle. Ester, kas sinul on midagi sellist isiklikku mälestust? Sul kindlasti on. No, loomulikult. Ma ei tea, sul retseptiline või? Keegi peaks peatada. No ma pole ette valmistanud, loomulikult. Aga mina olen Esterik ja Olli, nagu me teda kutsusime, vennatütar. Nii et ütleme niimoodi, et neid onusid oli mul kokku 4 ja Olli oli meil ilmselt lemmikonu, ma arvan. Ta oli kõige noorem, kõige vanem onu oli 1905 sündinud. Nii et seal oli ikka vist 17 aastat vahet.
ja ma olin väiksena praktiliselt kõik suved Siistres. nii et Volli käis Petserist Siistresse ja siis oli alati nagu selline pidupäev, kui Volli, kus ta oli kõva naljamees ja mina olin nagu kõige vanem laps, nii et ainukene üle pika aja. nii et eks võib-olla mind siis nagu poputati nagu rohkem, nii et Volli tegeles minuga ikka väga kõvasti. ja siis mul oli see nagu meelest ära läinud. perekonna tuttav tuletas kunagi meelde, siis mul ka nagu kuskilt mäluaukudest tuli. et alati kui Volli Siistresse tuli, siis olid tal minu jaoks mingid jutud, et ta kas Petseri Vaksalis või siis kusagil bussiootus, et ta kohtus alati mingite hundionude, karuemade, jänesetädide ja mingite sellistega ja siis on umbes, et mis juttu nad ajasid ja mis asja. ja ma sain muidugi aru, et see on kõik jama, aga see oli nii huvitav. ja siis keegi see tuttav just rääkis, et ma olevat alati niimoodi, kui su Volli midagi seletas, et oli nii-öelda, et ära räägi, me ei ole niimoodi ja siis Volli, ma rohkem ei räägi. mina olevat selle peale öelnud, räägika. ja seda ma mäletan igatahes, et ma ikka küsisin, mis karuemal seljas oli. ja siis ta vastas, et kleit ja põll. nii et niisugune, jah. ja siis kui ta siin arhiivis oli ja Tartus käis, siis praktiliselt elaski meie juures nädala sees. nii et alati õhtul kuskil kella 8 või 9 paikus laekus tema kuskilt ööbima siis meie juurde. ja siis, kui ta juba abielus oli, siis praktiliselt Võnnu oli meil nagu mingisugune teine kodu. nii et reede õhtul sai nagu sinna sõidetud ja pühapäeval tagasi. nii et kõik jõulud veetsime seal, algul Võnnus, siis Tallinnas. ja see oli niisugune tore aeg igati. ja kordan veel, et Volli oli tõesti selline suur naljahammas ja seltskondlik inimene. nii et viskas nalja, aga näiteks et ega ta oma sellest laagriajast suurt ei rääkinud. nagu üldse see terve see nende perekond. nemad ju varjasid näiteks Haamerit ka seal Siistres. et seda ei varjatud, aga sellest nagu eriti ei räägitud. nii et põhiline, mida nagu Volli, see on mul alati nagu meeles igal võimalusel on niimoodi, et laagris, et seal oli kord. et sa võisid jätta laua peale kõik oma rahad, raamatud, keegi ei puutunud. jah, et see oli see põhiasi, mis oli, et kõik olid sellised ausad poliitvangid. et see oli põhiline. nii et ei oska nagu praegu muud öelda. kui midagi küsida võite. mõni vastata oskan. aga tema seos raamatutega raamatutega. tema ümber? tema oli selline, et nagu Elgi ütles ka, et ega ta nagu niisugust ilukirjandust eriti ei lugenud. aga et selline kollektsionääri vaim oli tal nagu sees, et ta just tuhklas igasugustes antikvariaatides ja tal oli, minu meelest oli tal mingi eesmärk, et kõik eestikeelsed piiblid, kõik trükid oleksid olemas. ma ei tea, kas ta selle saavutas või mitte. ta on ikka on. jah. et jah, et ta oli selline igasugust vanakirjandust ajas kokku. aitäh. kas see on kellelgi küsimus või mõni mõte või?
aeg-ajalt olen mõnes kohas, siis ikka lähen vaatan, kuidas seal jutlust peetakse. Ja jõulude aegu on mul oma marssruut 3-4 päeva. Aga nimi on Heldur Peterson, kes on uuemad inimesed. Ma olen Mõnnu mees, 56. aastal sündinud ja ma olin 3. või 4. klassis, kui Voldemar Ilja tuli Võndu. Enne teda oli olnud Pähn, kes oli ka hästi rahvale niisugune populaarne. Ja kirikuõpetajad tavaliselt inimestel ongi niimoodi, kas nad on populaarsed või teised on jälle absoluutselt ei ole populaarsed, aga nad on kõvad teadusmehed. On kõrgemates maailma tasemed sfäärid. Ja kui nüüd ma mõtlen poisikesena ja mis ma hiljem aru sain Voldemar Iljast, siis tema on kõik ühes. Tähendab, öeldakse, et viimane universaalne füüsik oli Faragi. Ja ülejäänud on kõik ju spetsialiseerunud. Ja ma mäletan, esimene Võnnu keskkoolis oli esimene 4 klassi oli Leerimajas. See on kohe seal Vabadussõja samba vastas, mida mul oli au 90. aastal taas avada. Ja seal oli esimene ja 4. kuni 4. klass. Ja sellest Leerimajast kuni tarbijate ühisuse kooperatiivini oli niisugune lage maa olnud, aga arvatavasti enne minu sündi 50. aastate alguses, kolhoosi aja alguses oli sinna 3 individuaalmaja kerkinud. Aga oli jäänud järgi ka küllaltki niisugune ilus maatükk selle Leerimaja ja siis selle lähima maa juures. No kindlasti see oli kirikumaa kunagi olnud, aga see ei omanud tollal üldse tähtsust, sest Pähn ja kõik pidid elama ühes toas, pisikeses kambris, naise juures seal, Kolli Anna juures seal selle kaupluse vastas. Ja nüüd, mis meile meelde jäi, oli see, et ühel päeval öeldi niimoodi, et kirikuõpetaja hakkab vedama maja. Ja selleks oli võetud 3, kutsuti tookord see S100 või Joss, ma ei tea, siin on kõik nii noored inimesed, need ei tea, Stalinits, suurem kui tavaline liintraktor, maaparanduses töötasid need. Ja neid oli 3 tükki koguni, niimoodi trossidega. Ja see maja oli leitud siis Lääniste ja Ahja vahel, sealt kuskilt Ibaste külast. Ja see oli suur maja, see oli ristpalkidega maja ja sinna oli alla tehtud niisugused suusad. Ja no ma toon ainult ühe momendi sellest asjast teile räägin. Ja siis tuli see maja 3 traktori taga Võndu. Aga seal enne seda kirikumäge on seal loht, kus on vaja ja 2 pool on niisugused paisutatud tiigid ja need traktorid pidid sealt läbi tulema. Ja millegi pärast nad jäid sinna toppama, nii et see puu palkide peal, reltside peal olev maja jäi sinna, ma ei tea, kas 1,5 või 2 päevaks isegi. Aga kuna see vana Eesti-aegne tee oli alles, siis liiklus käis kooperatiivi kaudu. Ja nüüd see maja toodi sinna kohale, aga Voldemar Iljal oli juba tehtud vundament. Nimelt mina mäletan seda, kui ta kogu aeg iga hommiku, välja arvatud siis pühapäev või kui mõni inimene matta oli, läks ta kolhoosi talli, sest kolhoosis pidada ei tohtinud, tohtis käia metskonnas, sest see oli Eesti Ülemnõukogu presiidiumi määrusega keelatud, mida oli ka muidugi mul rõõm hiljem
siis tema läks sinna talli ja võttis hobuse, see on ilusti rakendatud ja kõik, mäletan praegu sedekas peal ja kõik. Ja selle hobusega tema päev otsa töötas. Niisama nagu teisedki kolhosi liikmed. Ja vedas kive, vedas kruusa, tegi saanundide vahele selle ja seda meie vahetundides ju nägi. Ja käisime vaatamas, kuidas kirikuõpetaja niimoodi tööd teeb. Ja nüüd, muidugi professor Kasemaa tuli hiljem ja maja oli valmis. Ja sinna sai käia ka minu akadeemilise ema professor Leila Lepae tütar Marju käis sinna ja ma mäletan Kasemaa juurde ja Kasemaaga oli ka meeldiv vestelda bussis, kui ma tudeng olin, käisime Tartu vahet. Ja tema võib ka mitukümmend araabia keelset sõna öelda pilgastunud kaameli piima kohta, niisama nagu Eskimo oskab 24 sõna võib-olla või rohkemgi näiteks lume erineva sära kohta. Aga nüüd, kui me tuleme tagasi siia Eestimaale, siis ma ütlen, et nii universaalset meest, kes ikkagi oli kirikuõpetaja, tegeles vennaste see oli uurimisega. Vennaste asi, see on ju väga suur asi omal ajal. Näiteks Väike-Eestist, Laine-Estlandis, mis on Mehhikorma vastaste poolsaar, kus oli 7 luterlikku räpinaste koguduse küla. Seal 1822 ju ehitati vennaste koguduse koolimaja, kus minu esivanemad on mitu põlvkonda koolis käinud. Ja Võnnu kirikuga või pastoraadiga on minu vanaisa väga seotud, sellepärast, et kui tal 20. aastal, kui piir, nad elasid 3 kilomeetrit üle piiri, nii ütleda Vene poole peal, aga Saaria kui piir ei olnud, nad käisid Luteri kirikusse Räpinasse ja kohal oli Luugla kirik, oli veel Mehhikorma kirik. Siis 1930 oleks minu vanaisa esimesena ära viinud. 5. veebruaril sai Eestisse ja hakkas tühjad peale Võnnu sellest kirikumõisast, sai rendile kuulis poole teraval ja 4 aastaga oli meil uus tuulik Võnnus püsti, Hollandi tuulik. Sest 3 Hollandi tuulikut jäid meil sinna poolsaare peal. Ja 2000 eestlasest, kes seal oli 43. aastal, kui sakslased hakkasid ära tooma ja enne seda Juura teaduskond ju 1,5 aastat tegi seal seda uurimustööd, oli ainult järgi jäänud 500 midagi, kas 23 inimest. Tähendab 75% sellest eestlaskonnast hävitati. Ja minu vanaisa oleks muidugi tookord esimene. Aga ta sai Eesti Vabariiki ja aasta hiljem tuli veel sugulane. Ma räägin sellepärast, et ma kirjutasin sellest viimases ja eelviimases 2 aastaraamatus, muinsuskaitse ja genealoogiliseks aastaraamat. Möldritest, Petersonidest ja seal on ka sellest Võnnu pastoraadist ja või rohkem kirikumõistub juttu. See oli niisugune asi, kus sai siis inimene näiteks nullist alustada. Aga nüüd tulles tagasi Voldemari Ville juurde, ma tooksin veel esile seda, et ta ei olnud mitte üksi õpetaja ja õppejõud, vaid ta oli ka selle algtöö tegija arhiivis. Sest väga paljud on sellised, kes ei viitsi olla. Ma mäletan, nüüd ütles professor linnukasvatuse karusloomu professor Tikk, et vist professor Riik oli öelnud, et ega teaduses ei peagi olema hea pea, aga peab olema kõva tagumik, et sa suudad istuda ja teha rehnungit, arvutusi, võrrelda. Tahtejõud tähendab peab olema. Ja need inimesed, kes suudavad olla arhiivis ja teha seda algtööd, neid on vähe. Minu ema poolt sõgulane professor Leo Lesmet, kes sai 25+5, kui nad istusid siin Alismajas ja ainult Aristed tuli puhtalt välja. Siis tema ütles, tema õpilane 38. aastast Bross kirjanik, et kui ma olin 5 aastane, kui Lesmet sai tagasi, et istu sina arhiivis, küll mina kirjutan. Nii et
niisuguseid universaalseid inimesi, kes suudavad teha nii seda algset uurimustööd, on ise haritud ja nii edasi. Neid on väga vähe. Ja Voldemar Ilja tõesti seda oli, et ta oli tõesti Eesti universaalne mees. Et mõni professor, ta ei löö isegi pildi jaoks naela seina sisse, et naine seda ära tegema. Ja veel omakorda ma mäletan, et ta vist 46 aastane, kui ta abielus oli jah, kui 22. aastal sündinud. Ja no minu isa oli ka 40, kui esimest ja koos abielus. Öeldi ka, et peale sõda oli niisugune aeg lihtsalt. Aga tema naine oli Soomest ja siis see naine tahtis tööd teha, ütles, et tasub postkontoris, ma võiksin ka mingit pappi teha või tõsta või telefoni ühendada seal kuskil või kui sinna ei usaldada pappi, oleks võinud ikka tõsta. Tal ei lubatud tööl käia. Ja kui ta tahtis Tartusse tulla, minu teada, siis räägiti vähemalt nii. Ta pidi piirkonna volinikule teada andma, et ta... Tartusse sai. Jah, Raimoni kirjas. Jah, et sai tulla, aga Tallinnasse sellest rääkimata ja siis meil sündis poeg, mis teenis aega juba siis Soome Vabariigis, kui juba poeg täisealiseks sai. Nii et ta läks sinna teenima. Nii et see on niisugune kõrvalseisja mälestused niisugusest väga universaalsest tublist mehest. Suur aitäh, see on väga hea täiendus küll, et väga mitmekülgne inimene. Alates rohujuure tasandist kõige lihtsamate töödega ja teadlase usinus uurida ja istuda tundide kaupa arhiivides ja see vaimunikutöö ja õppejõutöö, et ega selliseid inimesi võib-olla liiga palju ei ole küll. Kas kellelgi oleks veel midagi küsida või lisada või täiendada? Ma tahtsin küsida, kas see maja siis sai ikka ära veetud? Selle maja, see oli, ma ei tea, kas 1,5 või 2 päeva seal ja see toodi ära ja pandi oma kohale ja seal ta pandi voodri ja propiti ja see maja ta tegi kiiresti seda ära. Praegu alles? No muidugi jah, praegu on alles. Sellepärast, et kiriku see mõisa õpetajamaja, kus Hein elas ja vist viimati Ilves, kui ta ära natsionaliseeriti. No see oli Külanõukogu käes ja seal oli, all oli internaat ja üleval olid siis kooliõpetajad elas. Nii et siin nagu paljudes kohtades oli mitte üks ideerimaja, võid ka ütelda õpetajamaja kui selline, teda nimetati ka kirikumõisa majaks. Kui jumal annab, saan homme ka seal osaleda Pirisperes, seal Tiit Rosenberg ja teised räägivad nendest pastoraatidest. Need olid üleval, jah, tähendab jah. Need pastoraadid, jah, need olid ju omamoodi mõisad niisugused, mis olid inimestele, talutoimetele palju lähedasemad kui need teised mõisad, kus peksa sai. Aga meil oli hästi tihti elamine. Et tänu sellele helile ilmselt, et selline, tollel ajal see oli hoopis mingisugune nagu sõõm värsket õhku. Andestus veel ma küsin, ega te ei ole selle venna poeg, kes seal jääb siis? Jah. Või nüüd tütar? Jah. Siis teie isa Matis, minu isa noorema või vanema venna saatis sellest Tähtvere linnaosast ja Janni Matis siis surnuaias. Et millegi pärast ei lubatud Jannil kodust välja saata ja sest minu see isa vanem vend oli elupäev oli nagu ütelda Peetri koguduses kirikuteene Janni juures ja ka teistega. Tiigi tänava Möntri kõrval.
vaat kui palju põnevat tuleb välja siin Voldemarilja arhiivi ja raamatukoguga seoses, nii palju isiklikke lugusid ja mälestusi ka. tuleb jätku õhtukorral. no arvestage ise, seal oli see tempel oli meeste otsa ette sünniaasta järgi, 22. aastal, sest ta pidi mitu korda ju saadeti neile kutse, 25. aasta oma on kõik ju Heidenlaagris Poolas välja õpetatud Waffen-SS-i leegionis jaoks. 26, 27, need olid ju võeti siit, isa kõige noorem vend võeti poeglaste gümnaasiumist Luftwaffesse, terve klass võeti korpore. nii et seal ei ole midagi teha, nii nagu sa sündisid, nõnda see oli. ma võiks seda öelda, et ükskõik kuhu kogudusse ta läks, ta hakkas kohe remonti tegema. et see oli põhiline. praktilise meelega märkas kohe. ma olin kuskil ära, ma tahtsin ta matusele minna, aga ma olin kuskil ära välismaal. võtsin selle raamatu kaasa, et siis saab müüa. ja kui ma seda juba võtsin, ma sattusin hoogu nagu alati, nüüd panin terve poe püsti. Õnneks on odav raha. sa midagi rääkida, mis need raamatud on? seal on palju neid, enamus ei puuduta ju otseselt kuidagi Voldemarilja, aga see on tõsi, et ta neid tudengeid suunas oma koguduse ajaloo uurima ja isegi Joel Luhamets, kes absoluutselt ei ole ajaloolane, on niimoodi Kuressaare koguduse ajaloost oma diplomitöö teinud Voldemarilla juhendamisel. 2 eurot on see Viljapulli mälestused. siin on kõik 1 euro. seal need viimased 3 on 2 eurot. see on ka 2 eurot. kui sa kaardilugejaks ei ole.